2 Eesti takistussõite võistlusele Pariisis tuli kaasa elama ka Eesti Ratsaspordiliidu peasekretär Siim Nõmmoja, kellelt pärisime, millised emotsioonid valdavad Ratsaliidu tippametnikku, kui 2 tema alaliidu sportlast on kvalifitseerunud maailmakarika finaali. Emotsioonid on ülevad, selles mõttes, et kindlasti on tegu ajaloolise sündmusega. Et Eesti 2 takistussõitjad maailmakarika finaalis, tükk aega pole olnud nii uhke tunne. Ja siinkohal tahaks öelda 2 tänu. Kõigepealt muidugi 2 mehele, kes on võtnud eesmärgi, selle nimel kõvasti tööd teinud ja täna on nad siin. Ja teiseks kindlasti siis nendele taustajõududele, hobuseomanikele, kruumidele, kõikidele nendele inimestele, kes on selle suure töö taga. Igal juhul see on tiimitöö. Rääkisime Siimuga vahetult pärast Urmas Raagi ja Ibelle vigadeta etteastet ning uurisime peasekretärilt, kas ta nõustub väitega, et Ibelle on hetkel vabariigi esihobune. Absoluutselt. Ibelle on täna ikkagi klass omaette. Ma arvan, et Eestis ei ole tükk aega olnud sellise tasemega hobust ja loodame, et ta jääb veel tükiks ajaks Eestisse. Temaga annab teha tulemusi ja rahvusvahelisel areenil ikkagi teistega võrdselt võistelda. See on üks mis kindel. Ja Urmasel on, ma arvan, elu hobune täna. Milliseks hindab peasekretär meie takistussõitjate taset võrreldes maailma tippudega? Nii-öelda meie koondise sportlased on ju oma elu parimas vormis. Nad on kes 40, kes 50 aastat ju selle nimel tööd teinud, et olla sellel tasemel, nagu nad täna on. Ja ainuke, mis puudu ongi vastava tasemega hobused paraku meil. Ja siin ei ole kedagi süüdistada, lihtsalt maailm on selline, et hobuste hinnad lähevad eest ära ja meil ei ole võimalik neid osta selliseid. Aga see on väga tore, et tegelikult ju meie oma hobusekasvatajad ka suudavad juba vaikselt konkurentsi pakkuda ja me liigume ikkagi kaasas. Vaatame oma naabreid, siis ega väga palju siin neid ei ole.